Tere, head kuulajad! Mina olen Egle ja seekordseks fookusteemaks on meil noorsootöö võimalused Tallinnas. Noorel tegijal aitab teemat avada Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna vanemspetsialist Kertu Brandmeister. Tere tulemast! Tere! Räägi veidi lähemalt enda igapäevatööst, et millega sa täpsemalt tegeled? Nagu ameti nimetus siis ütles, et töötan noorsootöö osakonnas vanemspetsialistina, aga selle taga siis tegelikult ikkagi seisavad mitmed erinevad ülesanded ja võimalused, mida minul on siis võimalik Tallinna noorte jaoks teha. Esimene teema, millest me täna ilmselt siis ka rohkem räägime, on ülelinnaliste noorteprogrammide koordineerimine, elluviimine ja sealhulgas ka siis nagu noorte ettevõtlikkuse pädevuse arengu toetamine. Lisaks on minu töölaual siis noorte osaluse temaatika ja selle raames olen ka siis Tallinna linna noortevolikogu mentor ja noorsootöö tunnustamine on samuti see teema, mis minu töölaual on. Ja iga tööpäev on erinev selles mõttes, et kõik need tegevused kuidagi jaotuvad niimoodi aasta peale ära, et kui praegu välja vaadata, siis on sügisene ja tundubki väga kaugel juba suvine aeg, aga tegelikult suvel sai ellu viidud mitmeid suvefestivale. Mul on olnud võimalus väga paljude toredate noortega teha koostööd ja siis ütleme, et igapäevane töö ongi selles mõttes erinev, et on ettevalmistus, on kokkusaamised siis koostööpartnerite noortega ja siis on nende suurte tegevuste elluviimine on siis see viimane protsess. Räägi siis natuke lähemalt ka sellest poolest, et millised noorteprogramme ja üritusi on noortele Tallinnas? Jah, tegelikult on hästi palju. Tallinn on väga suur ja tegelikult on loodud võimalus, et üks osa, millest siis mina oskan rääkida, ongi Tallinna Haridusameti poolt ellu viidavad tegevused, aga ei tasu ära unustada, et tegelikult noorteorganisatsioonid, huvikoolid, noortekeskused tegelikult viivad ka väga palju erinevaid tegevusi läbi noortele, et kindlasti tasub nende teemadega kursis olla, et meil on olemas Tallinna noorteinfo lehekülg nii Facebookis kui Instagramis ja tegelikult kui minna ka Tallinna noorteinfo lehele, siis viib sealt ka Tallinna tegevuste siis lehele, kus on siis väga paljud tegevused kajastatud, mis noortele ellu viiakse, et nagu ma juba korra mainisin, siis suvised noortefestivalid on need, mis siis tegelikult lõppesid augusti lõpuga, et nende mõte ongi siis see, et noored ise saavad ellu viia oma mõtteid ja ideid ja tegelikult noortefestivalide alus ongi see, et noored teevad noortele ja noored planeerivad noortele mingeid tegevusi, mida nemad just oluliseks peavad. Aga nagu ma ütlesin, et toimub palju, tegelikult toimubki, et lisaks tooksin välja ideelabori. Ideelabor on siis see võimalus, kus noored saavad kokku tulla, rääkida erinevatest teemadest, mis nende jaoks on oluline, selle käigus lihvida ka võib-olla oma meeskonnatöö oskusi, sotsiaalseid oskusi ja siis leida mingi lahendus või idee, mida nad soovivad ellu viia. Ja sellel aastal tegelikult andsimegi natuke hoogu siis kahele ideele, olid noorte raamatuklubi ja teine oli siis noorte karjäärimess Tee tulevikku. Ja lisaks sellele just mõtlesin, et aasta alguses toimusid 2 foorumit rahvusvahelise projekti raames, Balti Noorte Foorum, kus siis tegelikult me lõimegi noortele võimaluse kaasa rääkida sellele, et millist linna nemad tahavad, kaasa rääkida, kuidas võiks toimuda linna planeerimine. Ja üks temaatika, mis on ka hästi oluline, et noorsootöös me oleme hästi palju rääkinud sellest, et noortekeskustesse tihti ei jõua need vanemad noored, et üks foorum tegelikult keskenduski puhtalt sellele, et millist noorte ruumi just 13+ vanuses noored vajavad ja soovivad Tallinnasse ja ma usun, et see on nagu tulevikus meile noorsootöö planeerimiseks väga hea sisend, et kuidas just ka seda vanusegruppi noori kaasata, kuidas luua neile võimalus siis osaleda noorsootöös. Et need on võib-olla sellised suuremad asjad, mis on toimunud. Ei tasu muidugi unustada oktoobris toimunud õpilasesindustele suunatud teemaseminari, mille eesmärk oligi tegelikult noorte osaluse toetamine läbi õpilasesinduste ja nende võimestamine, neile hoo sisse andmine ja siis uute oskuste tutvustamine läbi siis noorsootöö võtme. Mil moel on noortel võimalik enda ideid ellu viia, et mida noor selleks tegema peab, kui tal tekib mõni äge idee?
jälle tegelikult päris mitmeid erinevaid võimalusi, et kui me korra lähme siis tõesti Tallinna Haridusametist välja, siis needsamad noorteühingud, noorteorganisatsioonid ja noortekeskused on need, kes väga palju toetavad noorte ideede elluviimist. Aga kui me räägime siis nagu meie enda võimalustest või millega me ise oleme rohkem või mina olen igapäevaselt rohkem seotud, et üks on siis meie enda noorsooprojekti fond. Noorsooprojekti fondis meie hea kolleeg Tiiu, kes annab noortele ka nõu, kuidas siis neid projekte nagu kokku panna ja kuidas need kõige paremini võiksid toimida, aga selle alus on see, et noored või siis täiskasvanud või tegelikult noored täiskasvanud, et esitaja peab olema 18-aastane, et kas ta on ise noor või noorte mentor, et noortele suunatud projekti elluviimine Tallinna linnas midagi, mis annaks noortele täiendavat lisaväärtust, et just sel juhul, kui nagu see idee on seotud sellega, et idee on hea ja ma juba tean, kuidas ma tahaksin seda ellu viia, mul on tugisüsteem olemas, aga mul on lihtsalt rahas puudu, et siis on see kõige parem nagu võimalus tegelikult, kuidas oma ideedele hoogu anda just seetõttu, et need projekti nagu komisjonid või taotlustähtajad tegelikult on siis 10 korda aastas, et ainult juulis ja detsembris ei toimu komisjone, aga muus osas mitu korda aastas on võimalik tegelikult taotleda või ongi, et kui ma võib-olla mõtlesin, et ma tahan seda ideed ellu viia, aga ma magasin eelmise kuu maha, siis mul tuleb järgmine kuu täiesti uus võimalus, et ma arvan, et see on üks väga hea võimalus just noortele endale, et panna ennast proovile, et kuidas mina projektijuhina saaksin selle projekti ellu viia. Ja muidugi ongi võimalus läbi nende suvefestivalide või läbi siis sellise vabatahtliku tegevuse, et meie ise oma tegevuste planeerimisel just kaasame väga palju noori, meie jaoks nagu noorsootöös on A ja O see, et mida noored tahavad, sest see on teenus, mida me ju neile loome, see on töö, mida me nende jaoks teeme, et siis üks võimalus ongi minu poole pöörduda, et minu email on kodulehel kenasti kättesaadav ja rääkida, et mul on tulnud mõni idee, ma tahaksin seda ellu viia või ma tahaksin vabatahtlikuna panustada näiteks suvefestivalidel või mõnes muus tegevuses. Ja siis ongi võimalus, et ma annan märku, et kas ma tean, soovitan, kelle poole pöörduda, kui näiteks see ei ole see asi, millega mina oskan või minu pädevused on piisavad. Või siis ongi see, et mõtleme koos noorega, et kuidas me hakkame seda ideed ellu viima, et see on kindlasti üks võimalus ja seesama ideelabor, millest ma juba rääkisin, et tegelikult see ongi ju see formaat, et ma aitaks noortel nende ideid ellu viia. Milliste ideedega on noored sinu poole juba pöördunud? No tavaliselt selline klassikaline pöördumine on ikka sellega, et mul on olnud mingi idee, on kas mingi sündmuse või ürituse näol, mida tahetakse ellu viia, et on ka tulnud just seda suunist, et õpilasesindustele peaks rohkem mingeid võimalusi looma, et tavaliselt ongi see tulnud sellise ideega, et ma tahaks midagi teha ja siis ongi nagu erinevad situatsioonid, et kas me olemegi leidnud võimaluse, kuidas seda koos ellu viia või siis olengi näiteks suunanud sinna samma projektifondi neid raha taotlema, samal ajal ongi Tiiu neile andnud siis nõu, et millised need noorsooprojekti raamid on, et see on see peamine, et nad pigem tavaliselt tulevad, et tahaks midagi ellu viia ja millised need võimalused on. Ja ma ütlen ikkagi suuresti noorte nagu ideed on küll sellised nagu ellu viidavad, et võib-olla noorsootöötajana ma vahel mõtlesin, et kui noortelt küsime, et äkki nad mõtted on nii suured, et kuidagi nagu ei ole võimalik ellu viia, aga tegelikult ma ütleks, et noortel on väga realistlikud, sest nad teavad, mida nad tahavad, neil on idee olemas ja see on hästi kihvt, et tõesti nagu ei ole sellist ulme asja, et palun andke nüüd, ma ei tea, suur summa raha, et mul on vaja seda, vaid pigem tegelikult piisab tihtilugu nagu väga väiksest tõukest, toetusest või tegelikult isegi finantsilisest poolest, et ei ole sellised pilvedesse minevad asjad. Praegu sinu jutust on juba läbi kõlanud, et noortele on tegelikult Tallinnas väga palju erinevaid osalusvõimalusi, aga et miks meil kui noortega töötajatel on oluline üleüldse noori kaasata ja neid kuulda võtta? No seal on tegelikult väga mitmeid põhjuseid, et esimene suur põhjus on ju see, et see
noored on meie tulevik, nagu meie riigi tulevik, meie maailma tulevik, noh, kui me räägime Tallinnast, siis meie kohaliku omavalitsuse tulevik, et nemad on need, kellel peab olema hea siin ka tulevikus olla ja kõik need otsused, mida täna tehakse, tegelikult ju otseselt puudutavad nende tulevikku, et kindlasti üks alus on see, et me ei tohi unustada, et nemad on need, kes elavad selles maailmas, selles riigis, omavalitsuses edasi. Aga noh, kui me noorsootööst räägime, siis noh, noorsootöö juba ütleb, et see on midagi, mis töö noortele, nagu ma juba enne mainisin, et me ei saa luua noorsootööd ilma noorteta või me ei saa luua tegevusi, et me võime küll siin mõelda ja arutleda, et mina arvan, et kõige parem oleks noortele teha seda, teist või kolmandat, aga mul võibki olla oma arvamus ja tegelikult need asjad võivadki olla õiged, aga kui ma ei ole seda noortega arutanud või neilt küsinud, mis nad sellest arvavad, et vahel on küll selline, ma ütlesin, mul tuli selline mõte, siis nad vaatavad, et ei tea, kas see ikka päris on, et äkki võiks seda kuidagi teistmoodi proovida, et tegelikult ongi oluline, et nemad on need, keda me ootame nendesse tegevustesse, nendesse teenustesse osalema, seega see peab vastama reaalselt nagu nende vajadustele, mitte minu kui noorsootöötaja ametniku vajadustele, vaid just noorte endi vajadustele. Aga mida see mulle kui aktiivsele noorele annab see sündmustesse panustamine või üleüldse mõne enda idee algatamine, elluviimine? Ma ise mõtlen sellest kui sellisest turvalisest keskkonnast, kus proovida, katsetada ja oma ideid ellu viia. Et selles mõttes, kui nad tulevad ja teevad koos koos noorsootöötajatega, siis tegelikult riske ju ei ole, et nad saavadki kogemuse, kas on hea või halb kogemus, vahel asjad ei õnnestu nii, nagu nad tahavad, aga siis me saamegi arutada ja analüüsida, et miks see võib-olla ei toiminud päris niimoodi ja mõelda, kuidas tulevikus asju teistmoodi teha. Et üks asi ongi selline turvalises keskkonnas katsetamine, kus nendesse usutakse, kus nende ideedesse usutakse, et see on ja ongi ka võimalus tegelikult eksida või mis on eksimine üldse, et lihtsalt võib-olla lihtsalt see ei toiminud selles formaadis, aga tulekski leida mingi uus nagu lähenemisviis, et üks on kindlasti see, aga kindlasti ka mitmed erinevad oskus töötada meeskonnas, et me kõik nagu teame, kuidas iseseisvalt oma nurgas toimetada, aga tulla kokku teiste inimestega, kuidas need meeskonna rollid nagu toimivad, et see on kindlasti üks oskus, mida saavad ju kindlasti erinevad võtmepädevused, kodanikupädevus, sest nad saavad kaasa luua just nagu oma kogukonna arendamisel. Ma tahaks öelda ka mitmekeelsus selles mõttes, et meil on ka hästi palju rahvusvahelisi projekte või eri tausta ja emakeelega noori, ettevõtlikkuspädevus, eks ju, et seal on hästi sellised erinevad oskused, sotsiaalsed oskused, et kõik need, mida nad saavad siis nimelt või selles turvalises keskkonnas siis endas arendada ja muidugi eneseanalüüsi oskus, et kindlasti nagu oluline osa kõikide nende tegevuste elluviimisel on see, et luua noorele võimalus eneseanalüüsimiseks, projekti analüüsimiseks, kõigeks selleks, et arendada nendes ka seda oskust. Aga aitäh sulle tulemast ja noortele loodud võimalusi Tallinnas tutvustamast. Ja aitäh sulle kutsumast.